Tere päevast, head sõbrad! Kuidas me oleme oma kava üles ehitanud? Kava on üles ehitatud lihtsalt printsiibil. Orkester, kes on seekord valitud sümfoonilise poole esindajaks, mängib muusikat ja meie osa on vahepeal anda teada, mis meie teame. Millest see muusika räägib ja näidata ka teile võib-olla, mis jaoks üldse dirigenti orkestri ette vaja on, kuid siin on natukene aega. Hannes Taht on igal kontserdi algusel rääkinud sellest, et mis sinu jaoks muusika tähendab. No ma ei tahaks võib-olla nii isiklikuks minna, aga... Mine. Aga muusika tähendab ikkagi ennekõike meetodit, kuidas manipuleerida inimestega. See algab maast madalast peres, lastest, sugulased, sõbrad, töökaaslased ja edasi juba... Kuidas sinu kodus see välja näeb? Kuidas sina manipuleerid oma lastega muusika abil? Ma olen tekitanud niisuguse teatud ootusärevuse muusika suhtes. Lapsed ei ole veel kuulnud? Ütleme nii. Sa oled neile palju rääkinud muusikast. Ma olen neile palju muusikast rääkinud, olnud ühe korra, jõuab mehed kättega see päev, kui te kuulete päriselt muusika. Aga kas sa ei arva, et kui sa niimoodi äkitselt annad neile muusika, arvad, jah, et siis võib see šokeerida, et võib-olla annad noot haaval kuulata? Ma olen selliseid raskemaid asju ise ette laulnud. See võib õudne küll olla. No sellepärast ongi nii, et ega inimesi tuleb tasapisi maast madalast harjutada sellega, et tegelikult lõpuks jõuadki deserdini välja. Ja desert on su abikaasa. Viimasena pärast muusikat näitad lastele oma ema. Tulles selle Nende ema. Nende ema. Oma ema. No, kõigepealt näitab oma ema, et see on vanem. Kui te nüüd selle loo ära kuulete, siis lõpuks näete ka oma ema. Niisugune kord. Mingem edasi. Tees on, mu daamid ja härrad, Kreisi raadio sümfooniaorkester.